Sellest videost saad ülevaate teekonnast kutsestandardist hindamisjuhendini. Kutse hindamise aluseks on hästi koostatud hindamisjuhend, mis aitab taotlejal mõista, millele keskenduda ning hindajatel teha objektiivseid otsuseid. Kuigi hindamine toimub konkreetsel ajahetkel, on selle peamine eesmärk toetada taotleja arengut. Hindamisjuhendi koostamisel on mitmeid praktilisi samme. Esmalt tutvuge kutsestandardi ja kutse andmise korraga. Seejärel otsustage, mil viisil ja mis keskkonnas toimub hindamine. Oluline on seostada hindamiskriteeriumid meetodite ja tõendusmaterjalidega ning koostada hindamislehed. Mõtelge läbi kogu hindamiskäigu ajakava nii hindaja kui ka taotleja vaates. Hindamisjuhendile on oluline regulaarselt koguda tagasisidet. Kutsetasemete eristamiseks hindamisel on 2 peamist võimalust. Esimene on trepimudel, kus igal kõrgemal tasemel lisandub midagi eelnevatele. Näiteks võib kõigil hinnatavatel tasemetel olla kasutusel õpimapp ja intervjuu, kuid kõrgema taseme taotlejalt küsitakse erinevaid tõendusmaterjale ja esitatakse keerukamaid küsimusi. Teine lähenemine tasemete eristamiseks on eri hindamismeetodite mudel, kus tasemeid ei hinnata tingimata samasuguste mudelite järgi. Näiteks võib madalamal tasemel olla hindamismeetodiks praktiline töö, kõrgemal aga õpimapp koos tõendusmaterjalidega. Hästi koostatud hindamisjuhend on ühtemoodi arusaadav nii hindajatele kui taotlejatele. See kirjeldab selgelt hindamise käiku, millal ja mida esitada, kuidas toimub hindamine ning kuidas antakse tagasisidet. Juhend annab ülevaate hindamismeetoditest ja vajalikest dokumentidest ning sisaldab hindamisvorme. Kokkuvõttes on hästi üles ehitatud hindamisjuhend suurepärane töövahend ja infomaterjal kutse hindamisel. See aitab taotlejal mõista, mida temalt oodatakse ja hindamiskomisjonil teha põhjendatud otsuseid. Kvaliteetne hindamine toetab taotleja arengut ning tagab kutse usaldusväärsuse.